Hello! Tere tulemast tagasi meie kanalile. Täna me lähme tätoveerima. Karmen läheb tätoveerima. Me oleme emotsionaalne tugi. Jah. Hoiate mul kätt, kui mul vaja on. Me. Jah. Show yourself. Me kuga. Ja me lähme tätoveerima ja siis näitame seda journey't seal veits või nagu seda kõike, mis seal siis toimub. Nii palju kui võimalik on näidata. Ma oma ideed praegu nagu ei ütle ega näita. Seda näeb siis, kui valmis on ja veits ilmselt protsessi käigus ka. Aga nii palju võin öelda, et see mu vanematele ja et see toob jalgade peale. Mõlema jala peale. Jah, tätoveerimine on üldse ju nagu, ma arvan, on näolt meie perekonnas suhteliselt selline tavaline asi. Et Karmeni vanematel küll ühtegi ei ole. Kuigi nad on alati mingi nii äge, et sa lähed või nagu Emps on öelnud ka, et ta enam ei teeks, aga nagu kui tal oleks olnud kunagi see võimalus, siis ta oleks teinud nagu. Ja issi on alati tegelikult tahtnud nagu endale tätoveeringut. Aga sinu isa oled nagu... Jah, ja minu isa tegi endale mingil ajal hakkas tegema. Võttis ikkagi, kuidas öeldakse, südame rindava. Ja läks nagu ikka meie ühise tätoveerija juurde, sest ainuke, keda usaldame. Ja nii minu terve vasakkäsi kui mu isa terve vasakkäsi on ühe sama inimese poolt. Ja minu selgi õlg. Ja valmis tehtud, et... Ja kellegi teise juurde ma ei lähe enne, kui ta oma töö ära lõpetab. Aga seekord ma nagu kardan veits või nagu esimest korda on see, mul ei ole kunagi enne olnud, et mul on veits ärevus sees sellepärast, et ma kardan, et on valus. Muidu mul ei ole olnud kordagi valus ja ma ei ole nagu mõelnud ka sellele nii, aga seekord mul tuleb see nagu jalgade peale, siis on nagu sääreluule või põhimõtteliselt on jah. Ma arvan, et sul on räigelt valus. Ja Sten kogu aeg räägib... Sa peaksid hullult kartma. Sten kogu aeg mingi räägib, et ja sealt on raudselt valus võtta. Aga nagu... Sealt on, ma arvan, jõhkralt valus. Tätoveerimine ei ole valus. See on mõnus. No, need rangluunukid, võib-olla need nagu natukene olid valusamad, aga mul ei ole need otseselt ka nuki peal, vaata. See on gängsta. Mul ei ole need ka otseselt mingi nuki peal, vaata. Nii palju, kui mina nagu arvan. Üks asi, mis ma olen kogu aeg nagu, me oleme pidanud rääkima kõigiga, vaata, kellel ei ole tätoveeringuid. Siis see on põhiküsimus inimestel. Et mis sa vanana teed või? Ei, et kas tätoveerimine on valus? See on esimene küsimus. Nagu enamasti, sest paljud nagu... Ei tee selle pärast, et see on nagu arvad, et see on valus, vaata. Jah, aga valu on nii suhteline mõiste jällegi, et meil kõigil on erinevad valuläved või kuidas iganes seda öeldakse, ja kõik teavad, et ma ei ole eesti keeles kõige parem. Selle sõltub, et kui sa kardad niisama nõelasid, siis sa võib-olla tõesti kardad seda ka. Kui sa nagu kannatad vihtlemist ja mingid siukseid tegevusi, mis tekitavad sellist nagu hetkelist näpistust või mingit sükest asja, siis lõppkokkuvõttes tegelikkuses enamasti sa kannatad ka tätoveerimise ära. Sõltub kõik muidugi, kui suure pildi sa teed, kuhu sa teed selle ja nii edasi. Aga täna on ikkagi nii palju nagu võimalusi erinevatel tätoveerijatel, kes pakuvad välja enne. On mingid toimestavad kreemid näiteks, mis kantakse nahale, et toimestab nagu nahka veits enne. Mingid erinevaid variante, mida teha, et ei oleks nagu nii valus, kui sinu valulävi on hullult kõrge. No minul on näiteks tegelikult ja ainuke kord, kui ma reaalselt mõtlesin, et ma tätoveerimise pooleli jätan, oli siis, kui ma käisin kulme tätoveerimas. Ja nagu see pidi olema palju leebem kui tavaline tätoveerimine, sest nad teevad seda nagu nii pindmisele nahale vaata, et see kulub nagu mingi hetk ära, aga see oli
reaalselt see oli nii valus, et ma olin nagu valmis ütlema, et nagu aitab, et jätame pooleli. Nagu see, kui ma peaks neid kahte võrdlema, siis tavaline tatoveerimine ei ole üldse hull nagu. Võib-olla peale tatoveerimist räägin sama, nagu teist juttu praegu, kui siia luu peale tuleb. Vahva. Möllatasin nagu. Tegelikult on niimoodi, et isa tuli siia ja ma tahtsin näidata selle kätt. Vot. Ja temal on vasak käsi, on ju. Ja minul on vasak käsi, on ju. Ja kes tegi ennem? Mina. Ja kõik on ühe mehe poolt tehtud. Ja meie suur sõber. Võtke meie käest kontakt ja pange ta graafik täis veel rohkem, kui see siiani on. You ready? Pingelangus. Märkus jah, veel võid. How you feel? No kergendus on ikka räige, aga nii valus oli, et ma ei tea. Imelikud on ikka need inimesed, kes teevad. Jah, imelikud inimesed, kes tatoveerivad. See oli täpselt nii valus, kui ma kujutasin ette, et see on ja võib-olla isegi veel valusam. Ära hirmuta inimesi ära nüüd. Mul oli vahepeal iiveldas räigelt. Päris äge ju. Jah, on jah. Ma saadan pärast pildi ka sinna dissi kõneks. Oled uhke või? See on su sünnipäeva kinkemme. On ju. Pole ka paluks siis midagi. Tahad ka tatoveeringut või? Tšau. Tšau ka. How you feel? Enam ei ole midagi ju. Isegi ei mäletagi enam, et see valus oli. Pane muu aja vast siis. Kes Stenni oma tuleb ennem. See osa päevast on siis tänaseks läbi, on ju. Oota, mis veel teeme? Nüüd me lähme koju. Ja siis ma lähen esimest maastikuratta-trenni tegema, kuna laupäeval on võistluseks, siis... Kes see mees siis on õigemini? See mees on Aleksander Leonhard Erm. Ehk siis räägiks natuke see nii kaua, kuni me koju sõidame. Ehk siis, et kus me käime, kes ta on ja miks? No mina läksin tema juurde tänu sellele, et Steni kõik tatoveeringud on tema juures tehtud ja nüüd on ka minu kõik tatoveeringud tema juures tehtud. Esimesena siis mu seljaama ja siis edasi õlg ja käsi ja siis nüüd jalad. Ja põhimõtteliselt ta on üks lahe inimene. Tema juurde lähed nagu psühholoogi juurde, et sa räägid talle kõike. Miks mina olen soovitanud kõigil, kellel on huvi tatoveerida, minna tema juurde on see, et ta ei pane sulle lihtsalt aega selleks, et raha teenida sinu pealt, vaid... Ja lihtsalt, et sulle mingi pilt teha, vaata. Vaid ta tegeleb ikkagi kunsti tegemisega ja
ja temaga on hea leida ühiseid jooni või lihtsalt rääkida. Ta räägib nagu, ta oskab igal teemal sinuga kaasa rääkida ja nagu, et seal sa saad nagu selle emotsiooni enne nagu ja selle hea tunde, kui sa sinna lähed ja nagu juba lihtsalt sellepärast nagu ma tahan ennast tätoveerida, et nagu selles emotsioonis olla seal. Koos pildiga sa saad ka väga suure emotsiooni kaasa kogu päevaks, kogu edasiseks ajaks ja väga pikaks ajaks. Et me paneme tema Instagrami siia ja paneme ka alla pärast, et kui sul on huvi minna tätoveerima, siis kindlasti kirjuta talle Instagrami ja äkki saad aega ja väga hea tätoveerija käel endale uued ilusad pildid teha, et ja eks kõige tähtsam on ise kogeda seda. Veits räägin siis sellest kogemusest nüüd ka, et esimesed joonetõmbed olid juba nii retsilt valusad mu jaoks, nagu ma arvasin kohe, et see on valus, aga samas näiteks, eks see valu läbi ja see valu tundmine on kõigil nii individuaalne, et näiteks Erm mulle ütles, et temal siit sääre ees luu peal ei olnud üldse valus, aga kui ta hakkas sinna nagu nii-öelda sääre peale sinna taha tegema tätoveeringut endale, siis seal oli tal retsilt valus, aga no tuli üle elada. Kui üks jalg oli juba tehtud, siis oli juba see teine emotsioon, et vahepeal oli ikka siuke, aga nagu teise jalaga juba suutsid veits nautida seda valu. No jah, see on nagu mõnus, vaata. Seal on nüüd see, et mis me ka arutasime ja mis mina tahan kindlasti kõigile edasi öelda nagu infoks, et kui keegi läheb tätoveerima, siis kindlasti enne minekut tasub välja puhata hästi, magada ja hästi süüa. Et need on ülitähtsad asjad, et su keha oleks värske. Jah, et kui keha on juba stressis, siis seda valusam kogu see protsess on paratamatult, et sa ise tekitad seal. Aga no nüüd enam ei ole midagi selles suhtes, et enam ei ole valus ja nüüd on kile peal ja tunni aja pärast pesen puhtaks ja homme hakkan kreemi panema ja veits tuleb päikse eest nagu katta ka, eks pika sokiga saab seda teha, aga mul veits vahepeal iiveldas isegi. Aga ei olnud hullu, käed higistasid lihtsalt, kuna oli siuke nagu ikka hoiad enda keha veits pinges, nagu ei suuda nagu lõdvestada või nagu rahulik olla või kuidagi. Aga no kui jutustad, siis läheb see nagu kiiremini üle selles suhtes, et siis sa nagu ei mõtle selle peale, et mul on nii valus, vaid nagu kuidagi ei süvene sellesse niimoodi. Teeme sellise esimese asja ka siia, et meie videodes esimese, et kui kellelgi vähegi on huvi küsimusi tätoveerimise kohta või meie tätoveeringute kohta või mis iganes, siis jätke alla kommentaaridesse ja me vastame nendele. The next day. No nii. Tänane päev on hoopis selline, et lisame siia eilsesse tätoveerimisse. Täna siis sõpradega natukese siklitega möllamist, et mina võtan väga rahulikult lihtsalt natukese, et vanade aegade mälestuseks keerin rutskat ja ei lähe üldse nagu kiirust taga ajama, aga midagi lihtsalt natukese sellist tunnet, sikli häält ja kõik see värin, kes siklitega on sõitnud, need teavad küll. Aga ma panen siia mõned klipid nüüd järgnevaks, vaadake, kuidas poistid siin sõidavad, et väga vähe, naudivad ikka täiega. Me oleme täna tulnud siia Kose rajale, hea sõber Alex
kutsus Jörgeni ja oma papsi ja teistega sõitma. Ja mina sain oma sõidud ära nauditud, et võtsin väga nagu leebelt. Ma ei taha ennast ära lõhkuda, Ironman on kohe käes. Lisaks laupäeval on võistlus Evavere. Ehk siis nüüd ma olen juba vahetanud riided tagasi. Ja teised teevad veel sõitu. Ja ma lähengi, panen teised püksid ka veel. Ja varsti liigume siis minema ja ehk siis otsime Karmeni ülesse. Räägime mõned sõnad Karmeniga ka ja siis juba vaatame, mis edasi saab. Või näeme järgmine kord. No nii, ma olen siin usinalt kreemitanud oma tätoveeringuid. Kui tavaliselt me kreemitame nagu järgmisel päeval, et esimesel päeval tund aega on kile peal ja siis on nagu peseme lihtsalt puhtaks. Siis järgmine päev paneme alles kreemi, siis seekord oli niimoodi, et ma õhtul tundsin, et mul need hakkasid nagu mille pärast jõledalt kuivama. Ja panin juba nagu tegelikult öösel siis kreemi. Ja täna ka siin sain päiksega kanda pikki sokke ja tosse. Kuigi nagu mingi ülipalav ei ole olnud täna, aga päike ikka nagu kuumutab. Paistes on ikka veel veits ja nagu palus on ka ikka, kui katsud nagu. See on loomulik. Ja palavik lõi üles, mul iga kord lööb, kui tätoveerimast tulen. Siuke õrn palavik. Nii et see ongi nagu see, et kuidas kõikide kehad nagu reageerivad erinevalt. Minul on iga kord löönud järgmisel päeval või samal päeval palavikku. Eile sai tätoveerimisrännak tehtud Karmenil ja mina siis vaimselt kaaselamise täna, siis ma käisin natukese poistega nautimas ja Karmen siin nautis oma päeva. Ja siis nii ongi, sellised olid meie need 2 päeva. Järgmine rännak on juba Ebavere kange triatlon ja ma ei oskagi midagi muud öelda. Hakkame sööma, ehk siis head isu meile ja tšau teile, olge tublid, olge toredad ja olge terved.